enne veel, kui ma ühegi taotluse ütlen selleks sessiooniks, ma tahan vaadata enda hetkelist energeetilist seisundit ja selleks on mul siin selline joonis, kus ma olen siis peale kirjutanud erinevad sageduste tähendused ja lihtsalt iseenda jaoks võrdluseks. Selle jaoks, et ennem seanssi ja pärast seanssi. Praegu siis on acceptance, mis on harmooniline, aktsepteerimine ja andestamine ja ma ütleks, et see on päris õige. Ainus, mis ma täna teinud olen, on see, et ma panin nädal 2 video kokku ja elasin seda natukene läbi. Nädal aega hiljem väga huvitav seda uuesti vaadata, sest et ma sain palju rohkem aru ja selle nädala jooksul üldse eelmise siis ma olen saanud väga palju ennast kõrvalt jälgida, enda emotsioone kõrvalt jälgida. Väga palju olen aru saanud, kus need on tulnud, millist abi ja toetust ma vajan iseendalt ja väliselt. Nii et väga nagu valgustav nädal on olnud. Ja see, et see praegu siin 350 peal on, aktsepteerimise peal, see on päris hea. Ennem filmimist ma käisin õues jalutamas. Olin jalad-alad vastu maad mõnusalt ja käisin suurte puude juures. Täna ma tahtsingi natuke teistmoodi teha. Ja kuna ma eile ostsin endale uue kaardipaki, kus soovitab sellise ilusa rituaaliga see kaardipakk nii-öelda enda jaoks tööle panna või enda jaoks sisse õnnistada, siis ma tahtsin koos sellega täna teha. Ja selleks ongi mul siin erinevad elemendid, õhk, vesi, maa, tuli. Maana on mul siis enamasti need kivid siin, eks ju. Vesi, karikas on vett täis, tuli ja viiruka on siis õhk. Ja jälle mul on siin see inimkuju, mille peal ma kaugseansse teen. Kasutan seda ka täna. Ja järgmisena ma tahaks vaadata, milline, kohe, ma ei ole isegi nagu alustanud ega aktiveerimisega, aga kohe tõmbab tähelepanu kätele. Ma tahaksin veel vaadata, milline energiakeskus täna mul kõige enam toetust ja tervendust vajab. Ja selleks on mul ka selline joonis, mis on lihtsalt netist saadud. Ja siin on muidugi need 7 põhilist, aga vaatame ikkagi, mis ta näitab lihtsalt huvi pärast. Päiksevõinik, no ausalt öeldes seda ma juba arvasin. Siuke tunne oli küll. Kohe tuleb siuke nagu väsimuse laine ka üle. Nagu ikka on mul see joonis ka see nädal, et võrrelda ja vaadelda, mis minu energiakehas on muutunud. Nii, enne kui ma jagan selle sessiooni tulemusi, siis lõpetuseks vaataks, mis see sagedus nüüd on.
saan aru, et siin 600 peal, mis on väga hea tulemus. Rahu ja õndsus, selline ideaalne koht, kus olla. Ja mis ma seekord tegin, siis on see, et ma põhienergiakeskustega ma nägin üks päev Instagramis ühte hästi head videot, kus olid afirmatsioonid iga keskuse kohta ja ma kirjutasin need siia ülesse ja ma rääkisin need afirmatsioonid enda energiakeskustesse. Et tänane üldse võttis kuidagi väga huvitava kuju ja mõnede kohtade peal ma väsisin meeletult ära, sest et hästi suur vabanemine tekkis, hästi palju haigutusi ja see ongi märk vabanemisest ja kõige rohkem oli seda südamel ja kurgul. Esmalt oligi, et ma tegin Reiki energiapallid ja kui sina tead ja oled tuttav ka Reikiga, siis sa võid seda vabalt seda sellisel viisil tervendust endale ka teha. Väga mõnus oli. Esmalt ma alustasin juurest ja ma paningi igale energiakeskusele seal, kus ma tundsin, päris kõigile ma ei pannud. Seal, kus ma tundsin, panin selle Reiki energiapalli, mis siis tegelikkuses pani selle energiakeskuse koheselt tasakaalukalt tööle. Ja ma kõnelesin iga energiakeskuse peal sinna sisse selle afirmatsiooni ja siis vaatasin uuesti, kuidas see töötab. Esmalt tuli, et päikesepõimik vajab tööd ja kui ma siis päikesepõimiku juures olin ära olnud ja sealt nii-öelda vabanenud, siis hakkas tegelikkuses energia palju võimsamalt jooksma ja siis ma saingi ligi nii südamele kui kurgule ka. Ja siit ülesse poole tekkiski nagu meeletu väsimus ja haigutused, kogu aeg haigutused. Siis kui ma energiakeskusega, näiteks ütleme siin päikesepõimikuga lõpetasin, siis ma läksin selle energiakeskuse ruumi, ehk siis ma läksin enda päikesepõimiku ruumi näiteks. Ja ma vaatasin, milline see ruum on ja ma tegin seal korrektuurid, puhastused, andsin sellele keskusele seda, mida ta vajab. Ja nii huvitav oli südamekeskuses. Ma tunnen, mul praegu kurk on väga hell, sest et sealt ka nagu ikka megalt vabanes. Siuke nagu, sealt isegi nagu isegi veel vabaneb täiesti nagu. Et südamekeskuses oli mu sisemine laps. Ja see ruum jäigi niimoodi, et ma lihtsalt kallistasin oma sisemist last. Ja see oli hästi ilus. Ja kogu selle protsessil on abiks olnud kõik elemendid. Ja siis 3. silma juures tuli soovitus käia selles ruumis tihedamalt. Et see 3. silma ruum oli hästi vaikne, tühi, suur ja hästi siuke nagu vastuvõtvas seisundis. Nii et selline oli siis minu 3. nädala Reiki tulemused. Ja nüüd lõpetuseks ma tahan õnnistada seda uut kaardipakki ja kasutada seda esimest korda ja võtta siit endale kaarte. Ja tegelikkuses sellest kaardipakist ongi inspireeritud tänane Reiki seansi nagu ettevalmistus või väljapanek, et kõik need elemendid toetamaks siin väga hästi seob selle pakiga.
nii, mu tunne oli selline, et see keskmine kaart, siit ma kirjutan üles selle, siin on nagu journal promptid. Kui ma raamatult sirvisin, siis siin on küsimused ja ma otsustasin, et selle keskmise nii-öelda küsimuse ma kirjutan endale ülesse ja kirjutan selle kohta. Ja teised 2 on lihtsalt toetavad sõnumid. Need on kõik need sõnumid, mida ma selle sessiooni lõpuks, selle tervenduse lõpuks kõige enam vajan. Tuleb siia veeelement. Tuleelement. Oota, kui sobilik, toetavad. Kas ma ütlesin toetavad elemendid? Siin pakis on 4 elemendi kaarti. Ja ma loen nende kohta raamatust. Okei. Väga huvitav. Õhuelement. Ehk siis kõik elemendikaardid. Nii et selle tervendussessiooni nimi võiks siis olla tervendavad elemendid, eks ju. Sest et täna on tõesti ju täielikult elemendid. Väga kihvt. Nii, vaatame, mis see number 42. Ja väga huvitav, et nendel elementidel ei olegi lõpus seda nagu journal prompti, mida ma mõtlesin, ma üles kirjutan. Huvitav. The air element also reminds you of the power of communication and expression. Speak your truth, share your ideas, and connect with others through meaningful conversations. Your words have power to manifest your desires and create positive change. Ma ütleks, et see on selle sessiooni kurgukeskuse kõige tugevam töö, mida ma tundsin nagu füüsilisel tasandil kõige enam. On just kurgus. By aligning with the air element, you open yourself to a world of possibilities and insights. Let its transformative energy guide you, bringing clarity, inspiration, and the freedom to explore your path as a witch with freedom and creativity. By aligning with the water element, you tap into a deep well of wisdom and intuition. Let its fluid energy guide you, nurturing your emotional well-being and empowering you to navigate life's currents with grace and wisdom as a witch. Embrace the healing power of the water element, allowing it to wash away any emotional wounds or energetic blockages that may be holding you back. Allow the soothing rhythm of the waves or the gentle flow of a stream to calm your mind and open your heart. The fire element also reminds you of the power of transformation. Just as fire can consume and destroy, it can also purify and renew. Allow the transformative energy of the fire element to burn away any obstacles and welcome the opportunities for growth and renewal that come your way. Nii ilus. Nii ilus. Aga ma tahaks ikkagi ühte seda journal prompti ka. Nii et ma vaatan, mis siit. Ja jälle on kaardipaki põhjas see. Ken peaks siis mõlemad vaatama. Nii, 40. This card marks a powerful initiation, inviting you to fully embrace your identity as a witch and step into your true power.
With your arms raised high and surrounded by your ancestors, spirit animals, and the energies of all dimensions, you are called to recognize and embody your inner strength and magical potential. Journal prompt. What does it mean for you to embrace your identity as a witch at this moment in your life? Reflect on what actions you can take to honor this powerful initiation. Stand tall, knowing that your power comes from embracing all facets of who you are. Ja see käis läbi küll sellest sessioonist. Ja ma ütleksin, et see, mis ma kirja panen, millega ma tahan natukene istuda, mida mõtiskleda täna ja võib-olla see nädal üldse, on see, et kes ma olen. Ma ütleks, et see on enda aktsepteerimine täielikult. Kuidas ma saan ennast täielikult aktsepteerida üleni kõik, mis ma olen. Ma isegi tahaks öelda niimoodi, et kui ma ei pane ennast mitte ühtegi kategooriasse, ei sobita ennast ühtegi kasti, siis kes mina olen ja kas ma aktsepteerin, kas ma olen selle täielikult omaks võtnud ja mida ma saan teha enda elus siin, et aktsepteerida end täielikult igas aspektis. Ja ma tunnen, et siin on minu jaoks just see, et ütleme sellel YouTube'i kanalil ja selles maailmas on mul väga lihtne ennast aktsepteerida ja jagada ja puhtalt ja ilma filtrita ja ausalt. Aga on situatsioone ja kohti ja inimesi, kus ma tunnen väga suurt ebamugavust ja olen tundnud häbi ja mingi haavakoht on üles tulnud. Ja ma olen sellest teadlik. See on see Kaironi teema. Kes teab Kaironi kohta, siis seal on mul selline tugev haavakoht, millega ma tegelikult seisan silmitsi hetkel. Ja see tänane tervendus on väga ilus ja väga toetav selle koha pealt, et ükskõik mis situatsioonis, ükskõik millise inimesega, kas ma näen seda inimest autoriteedina või mitte, või ta minu jaoks täiesti võõras, et ma aktsepteerin iseennast sellel hetkel, mitte ma ei mugavda ennast, et hoida rahu või hoiduda mingitest küsimustest, vaid mina olen mina. Ja vaatame selle kaardi seda küsimust ka. Väga sobilik. Millised hirmud ja ebakindlused takistavad sul astumast enda väkke? Ehk siis just see, mis ma rääkisin, et täielikult enda väkke astumine, iseenda aktsepteerimine, iseenda omaks võtmine, mis takistab mul seda teha. Mis minuga juhtub, kui ma seda teen? Mis minuga juhtub, kui ma ennast täielikult igas aspektis, igas olukorras kogu aeg omaks võtan? Ja siinkohal ma tunnengi, et see ruum tõmbab ennast vaikselt kokku ja ma tänan seda kogemust, seda energiat siin. Ja näeme järgmine nädal.